Tere tulemast kuulama Nordic Surf Sisteri podcasti. Mina olen Liisi Voolaid. Ja mina olen Anneliis Rumm. Ja me räägime teiega seekord Hiiumaalt. Ja suviselt surfilaagri Hiiumaalt võiks isegi öelda. Ja meil on siis praegu 4. osa meie väiksest kodupodcastist. Aga esimest korda teeme seda eesti keeles, nii et tervitused Eesti surfarid üle kogu maailma. Ja meil on vist esimene sünnipäev podcastil. Ja. Meil on ring täis saanud. Ja, Suvise podcastiga alustasime eelmine aasta ja lõpetame. Just. Ja jätkame. Ja. No, palju õnne. Palju õnne. Väga tore. Väike lonks ka. Me vist alguses mõtlesime, et teekski kord kvartalis ühe osa, on ju. Nüüd meil on natukene pikem vahe jäänud, kuna... Jah, meil jäi vahele justkui nagu, kuna talvel ei olnud üldse võimalik surfata, sest et kõik oli jääs. Siis meil jäi talve osa vahele, mis kuidagi nihkus sinna kevadesse, Just. kui te tegite teise Anneliisiga. Ja siis nüüd on juba suvi, päris kaua kestnud. Jah, oleme juba augustisse jõudnud. Ja on olnud hea surfisuvi, on ju? Ja mul on ainult lained peas ja pea on tühi, selline tunne on. Et muu elu on nagu vahepeal täiesti pausile jäänud siin surfilaagris. Jah, et me oleme ju arutanud, et võib-olla võiks podcasti teha ka sagedamini. Podcasti tähtsad kulud ütlevad, et see ei ole mingi podcast, kui sa ei tee seda kord nädalas. Aga ma isegi ei kujuta ette, kuidas võiks olla võimalik, et mul nii palju ka nagu öelda ei ole. Mul on palju öelda, aga mitte nii palju. Ja. Aga meil on suvi. Kuidas siis sinu suvi alanud on? Surfisuvi? Meie surfisuvi algaski täpselt 1. juunil, on ju, kui me läksime, mitu meid oli, 8 või? Jah, 7 või 8. Sõitsime lennukiga Vilniusesse basseini surfama. Ja see oli päris vahva trip tegelikult, et 8 naist Vilniuse surfibasseinis 2 päeva, 3 päeva. 2 päeva, 4 sessi. Just. 4 trenni 2 päeva jooksul. Ja osadel oli veel 5 siis, kes olid osavamad, said siis ühe sessiooni veel pikemalt. Koos proodega. Et see oli päris vahva suve algus. Kus sul see mõte tuli? Nordic Surf Sisteri Vilniusesse viia keskmaale, sisemaale surfama? Jah, sest kõlab üsna nagu uskumatult, et surfireis Vilniusesse, mis on 300 kilomeetrit rannast, on ju. See mõte tuli juba üle aasta aja tagasi ja ma mäletan nii hästi, et ma küsisin sinult ja veel paarilt inimeselt, et hei, et lähme Vilniusesse surfama. Sina ütlesid kohe kindel ei, basseini surf ei ole sinu teema ja siis ma ise kuidagi unustasin ka selle mõtte ära. Ja nüüd see tuli uuesti hüppas nagu päevakorda, kuna tegelikult kevadel oli ka väga vähe surfilaineid. Ja ainuke võimalus tundus minna reisile meie sinna Leedu surfisõbrannade juurde, kes tegelikult harjutavad niimoodi iga nädal, mitu korda saavad laineid sõita. Kuidas nende selle community nimi oligi? Mesnereides on siis Leedu surf, nii-öelda Leedu Surf Sisters. Hästi lahedad naised skeidivad, sõidavad lumelauda ja surfavad, et väga tore, et tegelikult igal pool on sellised community'd ja kogukonnad, kes üksteist siis inspireerivad ja toetavad ja olid nõus meid ka võõrustama. Ja meil oli lahe punt, mis tegelikult tuli kokku niimoodi, et me ju oleks võinud ka avalikult kuulutada selle reisi välja, aga läks nii, et ma mõtlesin, et ma küsin kõikidelt oma surfisõbrannadelt, et kes tahab Vilniusesse minna. Ja ma mõtlesin, et kui 2 inimest tuleb, et siis on väga hästi. Ja siis tegelikult ma küsisin umbes, ma arvan, 10 inimeselt ja tuli 8. Et see on üsna võimatu. See sai ju kohe täis see grupp. Ja ma olen viimasel hetkel ikkagi, no ma tulen ka siis basseini. Ja sul oli kadunud see mõte, et see pole sinu jaoks, et mis sul juhtus? Mis juhtus oli see, et nii kaua ei olnud laineid Eestis, et
et mõtlesin, et võiks ikkagi proovida ja natuke seega, et mul on tulnud, kuna muidu seda on ainult longboardiga, ma ei ole kunagi proovinud väiksemat lauda kui 8 softtop õppelauana. Et võiks proovida ka väiksemat lauda ja siis kuidagi, kui sa mainisid, et on minek, siis oli nagu võimalus proovida vähemalt nagu väiksema laua peal üldse püsti olla basseinis, mis tundus nagu põnev, et see on hakanud mind huvitama ja siis on nagu huvitav ikkagi ka, et kuidas see basseinilaine siis töötab. Ja töötas väga veidralt nagu mis ajule. Mis su muljed olid? Alguses ma ei saanud isegi selle laua peale, kuna see, et sa pead minema niimoodi basseini ääre pealt, asetama laua vette, laua tagaosale jala suruma alla ja siis panema esijala ja siis lükkama ennast lainesse. Aga ma kaotasin kohe tasakaalu ja lendasin sealt basseini taha otsa. Nii et te kõik ülejäänud olite ilusti selle õppetoru küljes juba sõitsite ja mina ikka veel üritasin tulla ja ma ei jõudnud sinna toru külge nagu mingi 10 minutit. Et see ajas mind lihtsalt nii naerma, et ma olin valmis selleks, et mul tuli üldse välja, aga nagu selleks ei olnud valmis, et ma ei jõuagi sinna õppetoruni isegi. Et, aga see kuidagi ei frustreerinud mind. Ja lõpuks ma sinna toru külge jõudsin ja siis juba, kui said see tunnetuse kätte, siis ma sain aru, kui tundlik on väiksem laud. Et nagu iga väikenegi veepiisk on nagu ja jõud on tunda teistmoodi, et see oli päris lahe. Ja ma ütleks, et esimese päeva teise sessil me ju juba sõitsime seda mingit järgmist levelit ilma toruta ja oli väga-väga lõbus. Ja kuidagi see turvalisus, et me olime ainult oma seltskonnaga ja oma instruktoritega, et väga head instruktorid olid, kes hoidsid kätt sõna otseses mõttes. Ja sul? Minul olid kuidagi väga kõrged ootused selle surfi harjutamise mõttes, et kui sa vaatad neid videosid, kuidas inimesed seal basseinis sõidavad niimoodi ühest servast teise ja teevad hästi kiireid pöördeid ja see bassein on ju mingisugune kui lai ta üldse mingi 7 meetrit, midagi sellist, et sa sõidad paar meetrit ühele poole, kiire pööre tagasi ja niimoodi sa siis neid pöördeid seal teed, et kui sa vaatad seda, see tundub ülilihtne, hästi kiire, sujuv, ilus vaadata ja tundub ka selline hea trenn nagu tavaliste lainete peal siis pöörete tegemiseks ja kui sa oskad tavalise laine peal pöörata, siis see tundub selline, et nagu mis seal siis ära ei ole. Et mina mõtlesin, et väga lahe, et meil on 2 päeva ja nii palju seda veeaega, et kindlalt seal kõik sõidame, teeme neid pöördeid ja sõidame ühest servast teise. Et siis mul läks täiesti nagu vastupidi sellele, esimene meie see kõige algajate sessioon läks hästi, see ei tundnud mitte midagi nagu rasket. Teine sessioon. See oli see, kui mina vaevlesin. Just, et hoiad pulgast kinni, seisad selle väikse lauakese peal ja üritad nagu aru saada, et mismoodi see laine üldse töötab, sest et see laine ju töötab vastupidiselt mere või ookeani lainele, et ta on nagu vastuvoolu, sa surfad justkui vastuvoolu, et sul tuleb vesi kogu aeg nagu eestpoolt ja sa pead ise suruma ennast nagu sellele nagu vastu, et see esijala ja tagajala surve on siis nagu vastupidiselt siis sellele, kuidas sa looduses sõidad. Ja siis, kui vist tuli meil see teine päev, siis ma kiilusin täiesti kinni ja mul ei tulnud enam välja. Kõik teised naised sõitsid nii ilusti ühest servast teise, täpselt nii nagu instruktor rääkis ja nad hästi täpselt sõnastasid, et kuidas sa pead tegema, kuhu sa paned raskuse, kus sa annad järgi, kuhu sa vaatad, kuidas sa oma õlgu üldse nagu liigutad. Ja käsisuunad ja kõik. Ja ma olin täiesti nagu kuidagi, mul oli mingi ajukramp, et mul ei tulnud üldse välja. See tegi mind väga kurvaks. Ma olin täiesti löödud sellest, et ma korraldasin selle reisi ja siis ma tundsin ennast nagu mingi maailma kõige halvem surfar, sest et nagu mis mõttes mul ei tule välja, ma siin mõtlesin, et ma teen nagu neid pöördeid kõige suurema kaarega üldse siin, onju. Ja siis ma sain aru, et okei, et see ei läinud üldse nii libedalt, kui mina olin oma peas ette kujutanud, et see päris nagu sihuke muserdav kogemus mu jaoks. Aga ma ei tea, ma kuidagi sain sellest nagu üle samas, et see ei olnud midagi väga traagilist, samas see jäi mind ikkagi kummitama, et näed, et arvad, et mingi asi ei ole raske ja see on väga raske.
niipidi on lihtne elus pettuda. Mul oli õnneks vastupidi selle korraga, et ma olin valmis, et see on nagu nii keeruline mu jaoks. Et siis kuidagi võtad neid kukkumisi ja ebaõnnestumisi ja nagu hoopis huumoriga. Kui sa nagu nii on valmistunud selleks, et mingi see võib, ma ei saa sellega hakkama, et siis nagu isegi kui saad, siis on nagu issand, ma sain. Aga vastupidi, need endale ootuse panemised on üldse raske teema. Jaa. Aga sa ei näidanud meie grupijuhina absoluutselt välja selle koha peal. Et ma alles praegu kuulen, et see niimoodi mõjus, sest et sa olid väga õnnelik. Isegi kui sa sisimast tundsid. Jah, seltskond oli ju lahe ja tegelikult reis oli väga tore. Vilniuses oli väga äge. Meil oli nagu suurepärane koos aega veeta. Aga jah, et mõnikord sa teed asju, see ei pea ainult surf olema. Näed väga happy välja ja siis tegelikult sisimas mõtled, et ma olen täiesti vales kohas, ma ei saa üldse aru, mis toimub ja kas ma üldse peaksin siin olema. Et ei saa nagu liini peale tagasi kuidagi. Ei saagi lõpuni mõnikord. Ja ei saagi. Ja siis pead lihtsalt nagu laskma lahti ja ootama järgmist korda, et ma läheks täna uuesti, ma läheks samale reisile ükskõik teiega, kellega iganes, et see oleks ülilahe. Aga see kuidagi et ilmselt nii mõnigi võib samastuda selle tundega, et sa nagu paned endale kõrged ootused ja siis täielikult pettud, et see ei õnnestunud. Ja nii on. Ja, aga õnneks see koht ise, mina küll soovitaks kõigile, et isegi kui sa pole mitte kunagi surfanud, siis on täpselt see koht, kus nagu hullata, ta nagu vee lõbustuspark, nagu surfi lõbustuspark natuke, atraktsioon, nagu karussell. Ja see kompleks on ülimõnus, seal on restoran, seal samas kõrval on ööbimiskohad, väga kenad. Ja surfskeiti saab sõita, mis on ülilahe. Ja vanalinnane lähedal on ju, et väga mõnus siuke 2-päevane väike trip. Ja meie instruktorid ju jagasid meiega ka, et siin on tulnud mingid ülihal tasemel shortboarderid nagu basseini ja öelnud kohe, et nad tahavad seda viimast levelit, et nad ei alusta sellest õppest ja iga kord nad peavad lõpuks minema selle toru külge. Et ise, kui sa oled ülihea surfar ookeanis, et seal see laine käib nii teistmoodi, et lihtsalt aju ei rega ära nagu alguses. Et seda oli päris naljakas kuulda, et tullakse niimoodi, mis asja nagu ma panen level 3 ja mingi sõidame nagu ja siis ikka oled selle toru küljes. Pead oma ootusiga manageerima ise, kui sa oled juba pro. Et see oli päris naljakas kuulda. Aga instruktorid olid väga-väga abivalmid ja väga nagu ülihästi õpetasid. Nagu mulle väga meeldis see, et nagu hästi selgelt ja järjepidevalt ja päästsid mind sealt käsipidi, kui ma siis nagu kogu aeg kukkusin. Ja ma kartsin väga tegelikult sinna kukkumist, sest et see laine on ju selline, et sa kukud sinna nagu alla sisse, see, kus see laine tekib basseini põhjas, käid seal põhjas ära ja sinna sa jääd kinni, see on fakt, aga siis sa pead ennast laskma meritäheks või siis suruma ennast jalgadega veest välja. Et alguses oli hirmus, aga kui selle käppa said, siis iga kord ajas mind nii naerma, sest ta viskab su sinna nagu kaldale pärast välja ja siis sul on kõik bikinid lahti seljast ja nagu ookeanis. Et seda just see oli ka nagu selline lõbus osa sellel kõigel ja oma seltskonnaga. Ja, nii et City Wave Vilnius. Ja, minge proovige, keda huvitab. Siis meil tuli kohe väga tore surfi tšikkide kogunemine Elisabethi juures. Kes tegi meile väga ilusa meditatsiooni ja kohtasime veel ägedaid surfinaisi Eestist. Rääkisime juttu ja veetsime kena õhtu, et see jutt ju ei tahtnud lõppeda. Need surfijutud kestsid tõesti 2 tunni asemel vist 4 tundi peaaegu. Kuni pimedaks läks. Et hästi äge oli minu jaoks kuidagi kuulda jutustamas inimesi, keda ma varem ei tundnud ja kellel on tegelikult meeletult kogemusi igalt poolt välismaalt, kes on elanud kusagil Balil või käib igal aastal Sri Lankal või Marokos või kuskil. Ja kas meil ei olnud Eesti meister Laine surfis? Just ka osalemas. Tšempion oli meil pundis, on ju. Väga lahe. Üliäge on niimoodi kohtuda ja kuulata kõikide kogemusi ja jutte. Äkki varsti jälle. Ja küpsetame plaane. Ja mina juunist tõesti mul üldse ei ole meeles, et kas üldse jõudsin nagu päris lainesse peale basseinilainet, aga mul on meeles juuli alguse surf,
kus me käisime tüdrukutega vees rannas, kus me muidu olen käinud ainult külma tormiga, kus on inimtühi rand, siis seekord selline tunne, nagu me astusime nagu, et kui filmikaamera pilt nagu ilmub nii, et siin on teine pilt jäänud peale, nagu 2 pilti on kokku saanud ja siis mul on selline tunne, et inimesed ei näinud meid, kes me läksime kalipsode ja laudadega, keset kuuma suvepäeva. Rannas oli mingi 100 inimesi, inimesed ujusid vees lainetes ja tavaliselt ma ei ole kunagi surfanud Eestis, nii et keegi ujub vees. See on nagu väga välismaine kogemus, et sul on nagu rannarahvas ja siis saavad lainetes, et surfates kuidagi on nii paha ilm, et inimesi nagu ei uju naljalt. Ja siis oli kuidagi täielik selline deliirium, nagu mingi Matrixi mingi kiht oli vahel, et me olime nagu võõrkehad tulnukad oma kalipsode laudadega ja siis ülejäänud inimesed, nad justkui nagu, niisugune tunne, nad ei näinud meid ja me nagu nägime neid, et niisugune mingi imelik nagu kummaline lahe, niisugune miraaž tekkis, et siis kuidagi surfata nagu oleks San Diego's surfanud, kus on päike paistab, ülikuum ilm ja lained ja inimesed päevitavad ja hullavad vees, et see oli niisugune nagu troopiline juuli alguse surf. Aga kõik mahtusid ära? Jaa, et õnneks, või noh, mis õnneks, et laine murdus ikkagi tagapool piisavalt, et me ei seganud üksteist, et see oli ka väga tore. Et see oli niisugune lahe suve juuli algus. Ja mul oli ka tore see, et ma sain omale uue surfilaua ja keegi just küsis, et miks sul nüüd 2 longboardi on, et miks sul 2 vaja on. Ja mul on väga 2 longboardi vaja, sest et mu esimene laud, minu kallis sinine, on selline üldse kitsam ja kitsama nagu sabaga, ehk siis temaga on nagu peaks olema õudselt ja pöörata ja ta on üsna kiire manööverdamiseks, aga ma praegu harjutan cross-steppi ja ma olen väga aeglane õppija ja siis ma igatsesin oma lauda, millega ma tavaliselt alati välismaal sõidan, et oleks 9.4, 23 lai ja natuke laiema sabaga, et oleks piisavalt stabiilne ja andestav, et kui ma selle ukerdan peale, et siis ta annab mu rohkem andeks kui mu enda see püss. Ja siis ma õnnestus saada oma hea sõbra käest see laud ja ma sain seda testida siis juulis Väänas ja siis olid väga sellised, ütleks nagu mingi mudalained, pärast pildi pealt vaatasin, et ei tundnud üldse lained, aga vees tundusid täitsa lained, aga pildi peal vaatasime elukaaslasega, et mis asjadega me surfasime seal, aga ometi see on Eesti surf ja ma sain kuidagi, see oli mu testpäev ja ma sain esimese nagu pop-up'i take-off'iga aru, et see laud on mulle loodud. Et ta läheb kuidagi suurema, natukene jõulisema lainega nagu nii hästi käima ja samas on nii stabiilne, et ma julgen taga rohkem nagu katsetada. Et seetõttu mul on vaja 2 longboardi. Okay. Kuule, aga su juttu kuulates, ma mäletan, kui me esimest korda vestlesime, siis me vist rääkisime midagi sellest, et jumal küll, et suva need tehnilised detailid ja laius, pikkus, paksus, jäikus surfilaua puhul, et kõik tundus nagu niisugune virvarr, et vahet ei ole, et peaasi, et ise tunned, et on hea laud, et aga ma saan aru, et sul on ikkagi nagu toimunud niisugune areng, et sa tead täpselt, mis numbriga on su laua laius ja saba paksus ja kõik uimed ja setapid. Jah, kogemusega ja surfireisidega, sest et ma olen aru saanud, et ma olen igal, ma ei tea, paari viimasel aasta reisidel sõitnud täpselt sellise lauaga ja need on alati mulle sobinud. Et nagu kindlasti on mingeid nüansse ja mõnel on natuke kitsam tail ja mõnel laiem, ja see concave on ilmselt erinev ja palju asju veel ja rockerid, aga üldjuhul kuidagi see nagu classic log nagu minu jaoks on nagu see, mida ma igatsesin. Ja nüüd viimasel reisil Indoneesias ma sõitsin ka küll 9.3-ga, aga samade mõõtudega ja siis mu coach ütles ka, et mul on vaja 9.4 sellist, et sobiks mulle praeguse etapis väga hästi. Ja siis nii see surfilauapark hakkab kasvama, ma tunnen, tahaks varsti juba mid-lengthi proovida. Räägi korra oma sammude õppimisest ka. Ma olen märganud, et sa teed ilusaid samme surfilaua peal ja see oli ikkagi ka su unistus alles mitte väga kaua tagasi. Ma tegin oma esimesed ristsammud, ma arvan, et aastaga tagasi ka Eestis. Nagu niimoodi, et ma tegin 2 sammu ette ja 2 taha ja ma ei kukkunud. Et sellised mingi 1 sammu katsetusi ja siis kohe kukkun, neid on muidugi juba kogu aeg olnud. Aga see on mingi asi, mis on nagu aju ja keha vahel nagu mul kiilub kinni. Et kui ma juba surfan, siis ma tahaks nagu lihtsalt nautida ja teha kõike muud peale selle, et ma riskin sellega, et ma hakkan neid jalgu risti asetama ja siis kukun maha. Et kuidagi sellest ennast
välja tuua, et katsetada lihtsalt sammuda ja kukkuda õpib tegelikult palju rohkem ja kiiremini kui see, et ma lihtsalt lükkan seda edasi ja olen mingis levelis kinni, et ma lihtsalt umbes surfan ja kükitan. Aga noh, iga kord ma ikkagi ei tee seda, et ma olen suur šahvlimiskuninganna, ehk siis ma lihtsalt sahistan nagu siil seal laua peal ja ma teen seda ikka veel, et just nüüd eile ka nagu ikka niisugune nii head lained olid õppimiseks, aga ikkagi ma jään nagu mugavustsooni. Et võib-olla see on inimlik, võib-olla see on laiskus. Aga jah, nüüd ma vähemalt iga kord ma ette lähen, siis ma pean endaga läbi rääkima, mida ma teha tahan. Ma harjutan pööramist, ehk siis longoga ma pean sundima ennast minema rohkem seili peale, et üldse pöörata, mida mul on ka raske teha, sest see nõuab samme. Ja siis ma olen sellest kinni, et ma üritan pöörata laua keskosas ja nagu lihtsalt ei tule, on ju. Ja teine asi see, et ma lihtsalt teeks samme, mitte ei šahvliks. Et mind aitab alati see, kui keegi on vees, näiteks mu elukaaslane ka eile karjub mulle sammud, siis ma kohe, ahah, ja siis ma teen. Et mul oleks vaja just seda nagu in the area, et keegi coach on kohe kõrvas ja ütleb mulle nüüd samm ette, samm taha, pööra. Et siis ma suudaks nagu, muidu ma ei allu väga üldse käsklustele, aga selles olukorras mul on vaja, et keegi nagu treeniks mind brutaalselt nagu, et täpselt sel hetkel. Et seetõttu mulle meeldib ka surfireisida välisel, ma võtan alati instruktori, kellega ma sõidame koos lainel ja ta ütleb mulle reaalajas, et mida nüüd teha, et kuhu ma vaate pean, mida jälgida, et see õpetab mind palju kiiremini kui lihtsalt see, et keegi lükkab lainesse ja võib-olla filmib ja ütleb pärast, on ju. Aga see, et koos instruktoriga lainele minna, on minu lemmik häkk viimasel ajal. Aga me võime reisidest pärast rääkida, aga sammud jah, ma proovin, väga proovin. Väga tubli. Mis on sinu trikid, mida sa harjutad praegu? Ja kas sul üldse on või sa lihtsalt oled selles heas seisundis, kus sa naudid sõitu? Tead, olen mõelnud väga palju sellisele asjale nagu stiil, et hästi paljud inimesed kirjeldavad mõnda surfarit, kellel on väga hea stiil. Või kui sa vaatad surfivõistluseid, siis kommentaatorid alati kommenteerivad, kui kellegi stiil on kuidagi teistmoodi või temale väga omane või väga nii-öelda hea, siis ma olen üritanud aru saada, et mida nad nagu mõtlevad sellega ja mis asi see stiil siis on, sest et kui sa alles õpid surfama, siis sa lihtsalt üritad nagu esiteks üritad püsti saada, siis üritad püsti jääda, siis üritad seda rohelist seina püüda, siis üritad selle rohelise seina peal nagu otse sõita, siis sa üritad pöördeid, nagu sellised nagu mingid arenguetapid on ju, siis sa võib-olla üritad, sina üritad samme ja aina nagu keerulisemaid kombinatsioone ja nii edasi, et kui sa sõidad lühema lauaga, siis sa võib-olla üritad minna kas lühemale lauale või siis sa üritad selle oma nagu keskmise või lühikese lauaga siis nagu mingeid ägedamaid pöördeid või kurve seal laine peal võtta ja pikemalt nagu selle rohelise puhta sileda seina peal püsida. Ja siis on veel mingi asi, mis on stiil, et oh my god, kõik need asjad, mida sa pead ära õppima, tegema ja see ei tule lihtsalt, kui see ei ole, ma ei tea, sündinud Hawaii'l on ju. Ja kui sa ei saa regulaarselt, igapäevaselt või vähemalt iganädalaseltki kogu aeg harjutada. Ja jumal küll, siis sul on veel halb stiil ka, sa oled kõik need asjad ära õppinud ja stiil on kole on ju. Ja ma olen nagu enda puhul mõelnud, et mis see minu stiil siis on, et mul on mingid asjad, mis ma olen algusest peale justkui nagu natuke valesti ära õppinud ja mis tegelikult surfiõpetajad ka, ma mõtlen ainult ennast, aga ma olen kuulnud, et nad nagu kõrvalt kommenteerivad teisi, et kui sa alguses õpid mõne asja või nagu sa omandad mingi halva selle nagu bad habit'i, sa ei saa sellest lahti või sellest on üliraske lahti saada ja sa pead teadlikult sellega tegelema, et mul on mingi asi, mida ma olen nagu õppisin alguses kohe, et jubedalt peab pumpama seal laine peal, tegelikult ei pea. Et tegelikult sa pead lihtsalt ju kaasa minema ja siis oma kehaga tegema, mis sa seal tahad teha, on ju kenasti lihtsalt pöörama ja üldse mitte pumpama, et see pumpamine on ainult teatud juhtudel väga lühikese lauaga, väga suurtes lainetes, kui sa tahad kiirust või mingeid manöövreid seal teha, on ju. Et sellest lahti saada, sellest ma arvan, et ma olen lahti saanud, siis mul vahepeal oli mingisugune asi, mida ma kätega kuidagi tegin ka enda meeles kuidagi tarbetuid liigutusi, vaata tegelikult laine peal, sul ei ole vaja teha tarbetuid liigutusi, et sa peaksid hoidma oma energiat, et välja aerutada, et kaasa saada lainega, on ju. Et mingeid selliseid asju ma olen mõelnud, et võib-olla siis ma
ma mitte ei ürita mingit väga stiilset sõitu teha, vaid ma pigem üritan vabaneda mingitest liigsetest asjadest, mida ma seal olen justkui harjunud tegema või kogemata õppinud valesti tegema, et ma üritan vabaneda mingitest halbadest harjumustest. No väga hea ju, et sa oled teadlik, et ja tunnistad endale. Ja mina olen küll, ma veel ükskord ütlesin elukaaslasele, kui ma nägin sind minemas, et ma nägin kaugelt, ma sain aru, et hästi palju rahvast oli vees, et ma see on Annelist, et sul on oma stiil. Mina tunnen su ära, kui sina sõidad kalipsotäpina, sest et sa teed nii lahedalt nagu seda raskuse asetamist puusadega vahepeal ja seda on ülilahe vaadata. Nii et mina kõrvalt ütleks, et sul on täielikult nagu äratuntav stiil, mis on jumala lahe ja sul on nagu mitte tarbetu käsi, aga sul on vahepeal, kui sul on hästi mõnus, kuidagi saad oma puusade ja jalgadega seda kiirust nagu reguleerida ja siis läheb vaata käsi veel hästi stiilselt nagu, et seda on väga lahe vaadata. Ja nii, et endal võib-olla tundub, et ei ole, aga mõni teine märkab. Mina küll märkasin. No vot jah, see ongi siuke asi, et selle peale nagu võib ju igaüks mõelda, on ju, et mis see tema stiil on ja võib-olla proovidagi lihtsalt siis nagu eemaldada need nii-öelda nagu tarbetud või need kas või see, et ma ei seisaks liiga jalad harkis. Kas või see, et sa ei pea seisma eriti jalad harkis seal laua peal, et võib-olla see on nii suvaline asi, mida välja tuua, aga siiski, et sa sõidad paremini, kui sa nagu mõtled siiski, et kas ma tunnen ennast siin tegelikult nagu kindlalt ja kas ma saan teha neid liigutusi, mida ma tahan teha ja jõuan neid teha selle aja jooksul, mis mul seal laine peal on antud, on ju. Jah, ma nagu mõtlengi, et eriti sotsiaalmeedia ajastul, et kui meil on nii palju lahedaid eeskujusid, kes mõjuvad õudselt inspireerivalt, et vahepeal pean ennast tagasi tooma, et ma ju ei taha kedagi kopeerida, et ma imetlen kedagi, aga alateadlikult ma arvan ikkagi, kui ma sõidan, siis ma ei mõtle selle peale, sest ma ei jõua laine peale üldse midagi mõelda. Hea, kui ma jõuan mõelda, et ära vaata alla, nagu, et mul on nagu läheb väga lukku seal peal olles. Aga et ei taha ju kedagi stiilselt kopeerida, aga kuidagi ikkagi meil kõigil on ju erinevad inspiratsioonid, et mingid maitse asi, et lihtsalt nagu see tunnetus, ma arvan, loeb, et kui sa naudid, siis sul ongi juba oma stiil. Ja selleks, et nautida, siis sa peadki ju oma tehnikat korrigeerima, sest et kui sa oled vale asetusega, siis sa ei saagi nautida, sest et sa ei suuda liigutada laua peal või sa ei suuda oma manöövreid teha, sest et sa nagu keha ei ole õigesti asetatud, et oleks valmis reageerima. Et siis võib-olla see on nagu tunnetus ja nautimine ja siis teadlikkus tarbetutest asjadest vabaneda, see on päris hästi öeldud. Ja see, et sa ütlesid, et me õpime juba algusest peale mingid natukene valed harjumused ja minul ongi see šahvlimine. Et see on ka minu meelest erinevad nagu arvamused, et mõni ütleb, head sõitjad, et šahvlid, vähemalt sa õpid ära nagu, et tunnetad, mis hetkel sa pead longo peal nagu ettepoole minema, et laud kiirendaks ja millal tahapoole. Et vähemalt see, nagu sa midagigi teed, on juba hea, et sa õpid nagu kuidagi tunde pealt lainega nagu liikuma. Aga minul on see nii lihasmälus, et see on nagu mõtlematagi, see on mu esimene instinkt. Kui ma tunnen, et hoogab raugema, siis ma šahvlin. Mis sa selle all mõtled, äkki sa pead seletama kuulajale korraks, mis sa mõtled šahvlimise all? Et ma ei astu ilusti ristsamme, mis on nagu optimaalne tehnika longo peal kiiruse nagu kiirendamiseks või aeglustamiseks. Kui sa pika laua peal laua etteotsa, siis laud liigub kiiremini. Ja kui sa astud tahaotsa, siis sa aeglustad, nagu teil on nagu pidur põhimõtteliselt. Nii, ja šahvlimine on ja šahvlimine on see, et ma ei astu samme, ma nagu sahistan täis jalaga mööda lauda. Niimoodi, et ma nagu ei, siblin nagu, et ma sahistan põhimõtteliselt nagu lihtsalt libistan oma jalgu ette ja libistan. Võib-olla ma teen samme, aga niimoodi, et ma nagu natuke nagu siil või karu vaata, et ma nagu ei tee ilusti nagu mõõdetud ja ristsammu, ja see näeb välja nagu, et ma lihtsalt nagu sussiga sahistaks mööda laudu. Hästi kiiresti edasi tagasi, et see annab mulle seda, mida ma tahan, ikkagi enam-vähem, et ma ei kaota lainet ja ma saan tagasi, aga see ei ole just stiilne ja see ei ole korrektne. Ja siis natuke on ikka peas see, et nagu šahvlimine on vale, sest et see ei ole nagu esiteks cool ja see ei ole õige tehnika. Et ja see ei annagi sulle nii palju manööverdamisruumi kui päriselt cross-stepid, sest et need sammud on tulnud ikkagi põhjusega ja mitte isegi üks samm, mida ma tihti teen niimoodi lihtsalt elegantselt panen selle varba maha, see ei aita mitte midagi, võib-olla natukene aitab kiirendada ja tegelikult peaks tegema nagu kohe 2 sammu, sest siis sa oled lauas nagu laual eespool ja sa kohe tunned, kui ma seda teen, siis see nagu kohene muutus ja kohe kiirendab, et seda on nii lahe tunda, kui vähe on tegelikult laual vaja õiges kohas olla. Et ei taha ju kukkuda
ja ei taha lainet kaotada ja siis samas ei arene ka. Et mul on nagu sihuke seisund praegu. Kuule, aga mis sa arvad üldiselt sellest, et me siin ka räägime surfamisest ja siin ja seal alati keegi küsib, et kus sa siis surfad ja mis sa siis vastad, kuidas sa ütled inimestele, et kus sa surfamas käid, mis sinu lähenemine sellele surfispottidest rääkimisele on? Mina olen selle vist õppinud ära meie Mehhiko reisidel, kus tutvudes kohalikega ja kuidagi aru saades, et turism on eluks vajalik, aga kõikidest kohtadest ei räägita. Ja kui me käisime ühes kohas mitu aastat järjest, siis alles 2. ja 3. aastal meie samad tuttavad võtsid meid nagu sammuke lähemale ja tutvustasid meile uusi kohti. Aga me ei postita neid Instagrami, nemad ei postita nendest ja ma kuidagi sealt õppisin surfikoha kui seenekoha lähenemise ära. Aga see on alati selline dilemma, et ei taha olla ju nõme ja kade inimene ja kuidagi tahaks ikka rõõmu jagada. Aga kuidas see on nagu selline õrn, delikaatne mäng, et sa balansseerid selle all, et sa ei tekita ebavajalikku haipi, aga sa nagu ei hoia ka ainult nagu endale. Ja siis mul ei olegi väga vastust, sest et mingid kohad on lihtsalt ka võib-olla point break'id on piisavalt väikesed, et kellelgi ei ole hea, kui seal on juba üle, ma ei tea, 15 inimese. Et siis ju kuidagi nagu, kuidas seda siis seda tasakaalu hoida, et ju ka maailmas paljud ilusad kohad ju lähevadki käest ära, aga kui mult küsitakse näiteks Eestis, siis ma usun, et Vääna on nagu kõige toredam ka nendele, kes tahavadki õppida. Meil on surfikool Väänas ja see on see koht, kuhu ma paljusid saadan, kes küsivad minu käest, et õpeta mind surfama, et tulen äkki koos sinuga. Siis ma ütlen, et mina ei oska õpetada, et ma võin suga koos vette tulla, aga ma ei tahaks seda vastutust võtta enda eest ja nagu, et selleks on olemas inimesed ja meil on Eestis nii tore, et meil on olemas surfikool, kuhu ma alati saadan kõiki. Aga näiteks muudes kohtades Eestis, sest et meil on igasuguseid erilisi kohti ja nendest ma ei räägi siin ja ma isegi ei ole rääkinud inimestele, kes küsivad, sest mind on sinna viinud sõber ja ma tunnen, et see ei ole minu koht jagada ja enamasti mu tuttavad on isegi aru saanud sellest, et ma austan seda, et see on nagu seenekohad, aga selles on ka oma võlu, et nii nagu meie oleme oma kohad ka välismaal lõpuks üles leidnud, et sa otsid ja kui sul on väga vaja, siis sa leiad selle koha ja sa leiad selle niimoodi, et sa oled saanud läbida selle thrill of search'i ja minu meelest see on üks väga oluline asi lisaks lainel olemisele, et nende surfikohtade nagu elu jooksul otsimine ja endale leidmine ja võib-olla jagad siis nagu valitud inimestega ja õigel hetkel, aga et ei pane reklaamplakatit üles, et see ei ole nagu see, et ainult mina pean seal käima, sest et seal ei käigi ainult mina, aga kuidagi ka enne mind keegi nagu, kui ma sinna jõudsin, siis keegi ei olnud seda nagu reklaaminud, vaid ma jõuan sinna mingi aasta-paariga ka Eestis on ju, et kui ma ise otsin ja loen prognoosi ja mõtlen ja käime ka elukaaslasega kogu aeg tormide ajal ka Lahemaal, lihtsalt sõidamegi, otsime ja siis ma tahangi seda, et see oleks nagu natukene struggle ka, et jah, kuidagi me ei ole nagu ammendav vastus vist, et ei taha nagu douchebag olla, aga ma ei ole ka nagu selline, et kõike peab nagu üldse elus, et kõiki häid asju pead nagu hullult jagama ja et siis lennake massid peale, et nii nagu me rikume palju häid asju ära liiga ruttu. Aga kuidas sa välismaa spottidest räägid või ei räägi, et kas need kohad on ka pühad või pigem sa mõtled, et kui mingi koht on juba kuskil surfiraamatus kirjas, et siis sa võid sellest ka avalikult kõigile rääkida, et sa käisid seal ja minge ka, kui tahate? Mul on nagu nii ja naa. On jah, mingid maailmakuulsad kohad, siis see on nagu kuidagi tavaline, et ma mainin, aga näiteks mingitest kohtadest, kuhu mind on kutsunud või viinud minu kohalikud sõbrad, ükskõik kus riigis juba nüüd, siis nendest ma ei räägi, sest et ka nemad ei postita teadlikult ja see oleks minust eriti ebaviisakas, et mina turistina lendan peale ja hakkan reklaamima, et mulle tundub sellist hästi nõme ja sellepärast ma nagu hoiame ainult oma keskis ja siis ma ei tea, millal see võib-olla mingi hetk käib see switch, et kui see koht juba nagu nii läheb nagu
massidesse või keegi YouTuber jõuab sinna, siis siis ei ole mul ka vaja nagu kinni hoida. Aga ma ei taha olla kunagi see inimene, kes nagu rikub midagi ära. Et ma nagu olen natuke isegi kartlik. Et jah, kuidagi nii. Ja sina? Sa väga ilusti sõnastasid kõik need head mõtted ära, et mul tegelikult ei olegi midagi vastu vaielda ega juurde lisada, et ma olen nõus sinuga, et ma üritades küll justkui inspireerida ja hoida seda kogukonda Nordic Surf Sistersi näol, siis ma teadlikult ei postita konkreetseid spotte või et ma ei pane juurde sinna kirja, et täna sellised lained siin kohas, sest et minu meelest see, ma täpselt ei tea, kuhu see info nagu läheb või kes seda tarbib või mis ta sellega üldse teeb, et see ei ole nagu asja mõte, vaid asja mõte ongi see, et kui sa väga tahad, sa jõuad tee selle elustiilini, sa jõuad tee nende kõige ägedamate laineteni igal pool maailmas ja see ei pea olema hästi lihtne, sest et hästi lihtne on ka olemas. Hästi lihtne stsenaarium on see, kui sa guugeldad või otsidki Instagramist üles need surfikoolid, surfilaagrid, kus on kirjas, kus breigil toimub tund, kus lähme kõik koos surfama, kus toimub mingi võistlus või festival, et need kohad on olemas ja seal on väga äge surfata, need on kõik avalikult nagu igal pool üleval, et see lihtne elu on ka olemas, aga siis on olemas ka mingisugune kiht, mis on väga lahe, et on natuke nagu raskemini ligipääsetav ja see on okei. Ja igaüks võib leida sellest võlu, kui ta mõistab seda surfi sellist nagu et jah, et need maailma kunagised salakohad on nüüd ka päris paljud nagu ülerahvastatud, et võib-olla on tore hoida midagi ka endale ja mitte samal päeval postitada seda oma uut avastust kuskile sotsiaalmeediasse, et Sest et see võtab nagu, sellesse võib suhtuda mõlemat pidi, et nii kade inimene, et kes sa arvad, et sa oled, et sina võid seal käia, aga teistele ei anna. Aga teistpidi, et kas me ei tahaks ise avastada asju, et meil oleks see võimalus, et me ei pea kõik reaalajas kogu aeg Instast kätte saama sotsmeediast ja siis me lihtsalt nagu saamegi omale AI-ga mingi graafiku teha ja käiagi need kohad läbi ja teha linnukesed ja siis vaid pigem see, et see avastamisrõõm on üks eriline tunne elus, et seda võiks ju ise otsida, et kõik ei pea ette serveerima. Ma ise ei taha, et mulle serveeritaks, et ma lähtun sellest. Jah. Ma olen märganud, et Eestis tegelikult surf on ju läinud palju rohkem avalikuks ja inimesi on tulnud juurde line-upi ja parklad on autosid täis, surfareid on, ma ei tea, 5 korda rohkem, 10 korda rohkem kui 10 aastat tagasi, on ju. Et see läheb kogu aeg suuremaks, aga see läheb suuremaks ka seetõttu, et inimesed reisivad rohkem ja nad saavad mujal selle kogemuse ja tulevad tagasi, otsivad siin võimalusi. Nii et mõnes mõttes see on niisugune evolutsioon, mis toimub niikuinii, aga mõningane info, seda saab veidi kinni hoida. Et selles on ka mingi võlu. Ja selles ei ole midagi nagu, mille pärast ennast või keegi peaks kehvasti tundma, vaid et mine otsi, seenekohad, selles mõttes, et seenekohad ei ole sul esiuudisena kuskil ajalehes kirjas, on ju, see on nii loogiline, kõik mõistavad seda ja põhjusega. Ja midagi peab olema igalühel oma ka ja ise valida, mida jagada, aga seoses sellega, et rohkem inimesi surfab, et ega mina ju samamoodi 3 aastat tagasi avastasin Eesti surfi tänu sinule, olles enne käinud välismaal ja siis hakanud proovima. Et me kõik ju alustame kuskilt täpselt ühtemoodi. Ja teisalt on nagu lahe, et meie kogukond kasvab, sest et ikkagi kuidagi kogukond on lahe, et me saame aru, millest me räägime, jagame ühte rõõmu, seda stouki, muresid, aga lihtsalt peamine on see, et kui on palju rahvast vees, et me nagu ka mina suudaks nagu üksteist jälgida, arvestada ja väga palju on ju seda juttu, et kõik vihkavad longboarderid, istuvad seal taga ja saavad kõik lained kätte ja saati sõidavad, et ma õudselt üritan seda meeles hoida, kui on palju inimesi, et isegi kui ma jõuan tagasi ja tuleb täpselt mulle laine, siis ma järgmist setti ma ei võta, sest et nagu see oleks ebaaus,
aga noh, ma ei ütleks, et väga paljud teised seda Eestis niimoodi harrastavad, et nad jagavad. Minu meelest on nii, et kui sa oled hea surfar, sa saad alati heast osast kätte, siis sa käidki ja roteerud. Aga mina üritan küll seda nagu hoida niimoodi, et ma nagu jagaks. Noh, kogu aeg õnnestun, võib-olla lähen eufooriliseks ja nagu noh, ja see on väga raske, kui sa jõuad tagasi ja sul on täpselt seda õiges positsioonis jälle, et raske on nagu minna lasta. Aga ma ikkagi üritan ennast nagu panna arvestama teistega. Ja võib-olla see viibki mind praegu järgmise teemani, meie surfireisid viimased, et mina käisin, see tegelikult oli juba jaanuaris, aga me ei ole jõudnud sellest rääkida. Käisin Indoneesias, et ma nüüd jälle seda kohta ei ütle, sest et see ei ole Bali, aga väga toredas väikses kohas ja ma võtsin seal peaaegu üle päeva ja mõnikord mitu päeva järjest siis täitsa oma treeneri, kes oli siis esimene naine, kes oma külas üldse surfama hakkas. Ja nüüd võistleb ka, et hästi lahe uus surfisõbranna ja me olime temaga kogu aeg vees ja seal tekkis, kuna see on point break, siis tema ja siis minu mehe treener, kes on ka ülihea longboarder, nagu mingis mõttes nagu kuulsus on ju, aga külapoiss kohalik ja seal olles ta on lihtsalt nagu üks kõigist on ju. Et see kuidagi lahe ka, et sa oled nagu mingis väikses kohas, kust on pärit ülikuulus longboarder, kes tegelikult elab ümber maailma, kui ta seal on, siis ta nagu käib kalal ja ta on nagu ma ei käitumisest mitte kunagi ütleks, et ta on mingi staar on ju. Et ma alles pärast Instast vaatasime, et see on see tüüp, keda ma olen kunagi YouTube'ist vaadanud, et mingi mis asja, wow, et nagu täiesti normaalne tüüp, ülisõbralik kalamees. Ja tema oli väga lahe surfi roteeruja ment vees, istus seal taga ja ta nagu juhataski niimoodi, et nii roheline laud, hall laud, kollane laud ja mulle õudselt meeldis see, sest et kui seal on väga palju, ta nägi inimesi, kes on kõhklevad ja noh, võib-olla esimest päeva vees, et kõik saaksid laineid. Aga tema oli siis kõikide nende inimeste juhendaja või ta suva inimesi niimoodi roteeris? Kõik suvalisi, jah. Ta oli siis minu mehega nagu vees, siis tema oli minu mehe coach ja mina olin oma coach'iga ja siis nemad on sõbrad omavahel ja siis me saime kuidagi hästi privilegeeritud positsioonilt näha, kuidas see süsteem ka toimub seal, kui oled nagu koos nendega vees. Ja mitte iga päev muidugi, aga mingitel päevadel ja kui oli palju rahvast, siis ta täitsa nagu kuidagi nägi, et kui nad on ikkagi mingis mõttes kuulusima, inimesed tundsid ta ära ja siis kõik võib-olla kõhklesid ka, et kas minna või mitte, siis ta hakkas pigem alguses nagu julgustama, et minge teie praegu, et me ei võta praegu seda lainet. Ja siis mingi hetk see muutus selleks, et ta reguleeriski nagu liiklust, et kõik saaksid oma lained ja ta väga ilusti, ei olnud niimoodi, et kui me oleme treeneriga vees, et me võtame kõik lained. Et seda oli üliilus näha ja ma ei ole seda varem ühegi treeneriga märganud kui seal kohas, et me ootasime mitu setti ja siuke, et teised saaks minna, et kogu aeg jagas nagu, et praegu hea laine, aga meie ei lähe praegu on nende kord, selle õpilase kord ja selle ees on meil 3 inimest, kogu aeg nad nagu skaneerisid ja see oli kuidagi nii viisakas ja mingis mõttes nagu võib-olla üle reguleeritud kellegi jaoks, et mis mõttes ma ei või minna, kui ma tahan. Sa võid minna, aga kuidagi see, et kui tekib mingi korrapära, siis eriti point break'il, kus on täiesti konkreetselt 1 meetri peal on see punkt, kus see laine tekib ja siis hakkab jooksma see väikses kohas veel. Et see mulle jäi nagu nii hästi meelde, et kui hea on niimoodi, et kui mul pole midagi selle vastu, kui keegi, kes on kohalik nagu juhendab ja selle käskluse ma võtan hea meelega vastu. Sel reisil sündis üks väga äge artikkel sinu sulest. Räägi sellest ka. See on üks naljakas lugu, jah. Mul on palju lemmiksurfareid, keda ma jälgin ja kes on eeskujuks, aga kui me räägime stiilist, siis alates sellest, kui ma hakkasin surfama ja mu sõbranna, kes Bali elab, kelle tõttu ma surfama hakkasin, tutvustas mulle sellist surfarit nagu Karina Rosunko, siis mul on nagu tema stiil on minu jaoks nagu tal on nii omapärane stiil. Ta on korraga nagu atleetlik ja jõuline, aga samas nagu baleriin ja hästi elegantne, et mulle meeldib see eklektika, et võib teha nagu retse nagu pöördeid ja cutback'e ja hästi jõuliselt nagu hüpata lauaga ja ta isegi flipib lauda vahepeal niimoodi nagu, ma ei tea, skateboardi nagu õhku longoga ja teeb mingeid ulmetrikke. Ja siis, kui ta ilusti cross-stepib, siis ta on nagu täiesti nagu pilvebaleriin, et väga lahe stiil. Ja siis ma seal surfasin üks päev, see oli Indoneesia breigil ja siis ootan lainet ja siis ma näen ja siis pilgutan silmi, et nagu multikas, et nagu hõõrusemist isegi, et nagu oma peas ma olin üksi vees, Jon oli välja nii läinud eest.
omaette niimoodi, et see ei ole võimalik, see ei ole võimalik, see on võimalik, see on võimalik, see on Carina Rosunko. Endamisi niimoodi, ma hakkasin käed värisema, ma hakkas süda puperdama ja ta pärliski vette ja ma tundsin ta ära, sest et läks must hästi lähedalt mööda ja ma ei pidanud vastu, ma võtsin järgmise laine ja ma läksin välja, sest ma ei suutnud keskenduda ja ma pean ära minema siit, ma ei suuda olla siin. Ja siis ma jooksin kaldale ja vist vehkisin juba eemalt Jonni poole kõndides nii hullud kätega ja tegin mingit žestikuleerisin, et Jon saaks aru, et ta on vees. Et Jon mõtles, et mis mul juhtus, et ta oli siuke, et appi, mis on, et ma olin nagu nii dramaatiliselt, nii erutatud sellest, et ma nägin teda. Ja siis kuna see on väike koht, siis me nägime teda mitu päeva järjest edasi-tagasi restoranis kuskile vees ja alati ma olin selline, et issand, appi ta on siin, ma just punastasin, ma kaotsin täielikult enesevalitsuse. Ma ei tea, millal ma üldse viimati nii starstruck olin kellestki. Väga naljakas kogemus. Ja siis mul tuli üks päev mõte, et ma olen teinud erinevaid kaastöid Eesti ajakirjadele ja nende hulgas ka Triksteri ajakirjale. Et see võiks olla midagi lahedat võib-olla Triksterile, et kui ma saaks temaga intervjuu teha. Ja rääkisin toimetusega läbi, neile väga mõte meeldis, sest et ta on ikkagi väga suur nimi ja väga lahe karakter. Ja siis ma pidin ju ette võtma selle otsuse, kuidas ma nüüd lähenen talle. Sina, kes sa olid põgenenud täiesti mitmeid päevi. Ja põgenesin ja ta oli hästi sõbralik, ta naerdas kõigil, lehvitas, kui rolleriga mööda sõitsime nagu kõigile, on, et ta tundus nagu väga lähenetav. Aga ma pidin koguma ennast mitu päeva ja siis lõpuks suutsin talle veest tere öelda üks päev alustuseks nagu hei, et mulle väga meeldib su stiil. Ja siis ta mingi, nice to meet you, mis su nimi on? Ja mingi, my name is Liisi. Mingi, oh my god. Nagu täiesti 5-aastane. Ja siis ühel õhtul restoranis, mis kuidagi hakkas tunduma, et ta vist äkki hakkab ära minema. Ma ei tea, tunda ta tõhus, nagu, et mul on võib-olla viimane võimalus. Ta nägin pimedas, restoran hakkas ära minema, et nüüd ju mitte kunagi. Aga ma tardusin ja siis mu mees tõusi lauast püsti, peatas tema boyfriend'i, ütles, et sorry, mingi, don't wanna bother you, aga et minu naine tahaks sinu girlfriendiga rääkida. Ja siis ma kõndisin sinna kõrvale täiesti kangestunud ja siis Carina tuli tagasi, oli veits siukse näoga, et mis siin toimub, mis me kõik läheneme talle. Ja siis ta oli üli chill ja rääkisin talle sellest ideest, et kas ta oleks nõus. Ja ta ütles, et tead, väga lahe, et muidugi teeme, et kas tahab mu telefoninumbrit, siis ma ütlesin automaatselt, et pole vaja, et mul on su Insta. Ja siis mõtlesin, ma oleks saanud ta telefoninumbri, ma oleks saanud ta WhatsAppi, nagu ma teeks sellega midagi. Aga et miks ma selle võimaluse käestasin ja suhtlesin aga Instas edasi. Aga ta pidigi ära minema, nii et intervjuu me tegime lõpuks tagant järgi. Aga jah, ja see on Triksteris ilmunud ja loetav. Ja see oli tõesti siuke sürreaalne nagu maailmade kokkulangemine. Kuskil väikses suvakohas kohtud inimesele, kes on siin nii kaua inspireerinud ja ei suuda ennast kokku võtta ja jätad ennast eriti imeliku mulje, aga ikkagi minu meelest see on tore, kui keegi niimoodi inspireerida suudab, et sul hakkab jalg värisema. Ja sama sarnane lugu oli sul ju ka Hawaii'l, kui sa surfasid koos Nick Milleriga. Ja see oli ka... See oli üks esimene selline surfi iidoliga nagu kohtumine vees. Ma talle ei julgenud midagi öelda. Ma lihtsalt võtsin korda mööda laineid ja õnneks väga kiiresti ei kukkunud isegi 4 sekundit sain sõita isegi enne kukkumist. Et jah, et kuidagi see näitabki, et ikkagi sama ala inimesed ikkagi üle maailma, need mingid kohad tõmbavad sarnase laine eelistusega inimesi. Et see on päris tore. Väga lahe ja mõtle, milliste iidolitega sa võid samas line-upis istuda ja hea õnne korral juttugi rääkida. Nii et ma vahepeal teen nalja, et ma ei imesta, kui varsti on Väänas või Hiiumaal mingi kuulus surfar vees, et meil on nii eksootiline Nordic surf siin, et kõik on võimalik. Jah, meil on paar päris kuulsat jälgijad ka tegelikult. Et Isabella Nichols jälgib meie Insta-kontot, mis on tegelikult päris suur asi, ta sõidab World Touril, on ju. Anna Kudauskas, kes on ka ju longboarder, on ju endine profisurfar, väga lahe. Et me oleme eksootilised ja me oleme ka natuke huvitavad, on ju, aga nagu ühes hiljutises postituses ma kirjutasin, et surfireisi siia sa otseselt planeerida ei saa, sest et sa võid siia kuskilt teiselt poolt maakera kohale lennata ja siis siin just ei ole laineid tõenäoliselt. Küll aga on lained siis, kui me ise on ju planeerime külla minna vanaemale või teatrisse, on ju, et siis on kindlasti lained. Isegi kui sa planeerid seda mitmeid kuid ette, et võib-olla siis surfireise saabki Eestisse niimoodi
broneerida, et kui need kohalikud surfarid on plaaninud minna 3 kuu pärast vanaema sünnipäevale, et siis tõenäoliselt on siin lained, on ju. Et see on võib-olla selline hea nipp siis, mida ei ole vaja edasi jagada. Jah, sest isegi sel suvel on olnud ju niimoodi, et prognoos ütleb üht ja ei ole tulnud, mitte midagi, ei jõua kohale. Või siis ärkad üles ja on mingi palju suurem laine, kui prognoos üldse lubas, et lootsid, et äkki midagi saab longoga siblimiseks, aga on ka shortboarder kõrval vees. Ja mulle meeldib see ikkagi, et see ei saa lõpuni midagi välja arvutada ja programmeerida ja paika panna, vaid see otsimine ja kas leiad, et see peab alati õhku. Ja see on üks asi, mis mind surfi puhul köidab lisaks kõigele vees olemise loodusele, ettemääramatusele, et sa kunagi lõpuni ei tea. Ma loodan, et keegi ei tee ühtegi sellist äppi, mis annab ülitäpselt teada. See oleks nii igav. Jah, ma olen nõus, surfis on võlu tema ettearvamatuse tõttu kindlasti sisse kirjutatud ja see võiks ju nii jääda. Seda erilisem see on. Jah. Et see ei ole jõusaalimasin. Jah, või mingi, nagu sa ütlesid, AI on ju, et see on päris elu ja loodus. Ja alati on võimalik minna surfibasseini. Just, kus on täpselt kõik ette teada, alati on laine ja see on avatud. Ja töötab, karussel käib. Aga sul oli ka surfireis, millest me ei ole rääkinud. Biarritzi. Ja said ka jumala palju surfipäevi. Ja idee minna Biarritzi sain ma tegelikult meie eelmisest podcast episoodist, kus me rääkisime Anne-Liisiga põgusalt, tema vist oli käinud Biarritzis ja sina olid käinud Biarritzis ja ma mõtlesin, et kevadel, kui ei olnud üldse Eestis laineid, et siis võib-olla Biarritz oleks lahe koht, kuhu minna ja oligi, et see oli minu jaoks hästi võluv surfilinnake, kus prouad Chanel'i kostüümides, parfüümipilves hõljuvad ringi ja joovad kohvi ja kõnnivad mööda tänavaid ja siis samal ajal nende kõrval kõnnivad inimesed paljajalu surfilaud kaenlas, lähevad kuskile line-up'i. Et see stiil ja see stiilsus, mis seal Biarritzis nagu õhus hõljub, et see on ülilahe. Lisaks sellele on Biarritz see koht Euroopas, kus üleüldse kunagi Euroopas esimest korda hakati surfama, et see nagu Euroopa surfi essents tuleb sealt ja see kõik on nii stiilses kastmes seal praegugi, et see on lihtsalt ülivõluv. Ja lahe oli ka see, et tegelikult mina ei teadnud, et Hossegor on nii lähedal Biarritzile ja ometigi ta on, et Hossegor on ka kuulus selline suurte lainete või selline nagu shortboarderite linnakene, kuhu me siis ka sõitsime ja meil vedas, et seal olid nendel päevadel siis väikesed lained, kuna Hossegoris, seal sõidavad tõesti profid oma pisikeste laudadega 3, 4, 5 meetristel lainetel, kuhu meil nagu asja ei ole, aga olid siis sellised päevad, kus olid sellised 0,5-meetrised kuni 1,5-meetrised lained ja me saime sõita siis ühel breigil, kus siis muidu peetakse võistlust, kus on maailmakuulsad kõik sõitnud ja see laine kvaliteet oli muidugi super hea, ilm oli ilus, sa oled nii erilises kohas, mida sa muidu oled ainult telekast näinud, on ju. Et see oli hea reis, lühike, aga hästi äge selline Euroopa surfi meka külastamine. Ja mina kirjutasin sellest reisist siis Go reisiajakirja, kuhu ma olen ka surfist varemgi kirjutanud, et lihtsalt kuidagi anda edasi selle surfikultuuri ajalugu ja kust see tuleb, kust see Euroopasse jõudis ja kuidas see siis tänapäeval seal on, et äge lugu ja nagu kihvt asi, mida teada, kui sa oled surfar, mitte sa lihtsalt nagu ei lahmi ringi, et sa oled surfar, vaid sa tegelikult natuke nagu uurid ka, et kust see tuleb ja mis seal taustal on ja mu jaoks on see pool ka kuidagi nagu oluline, et mul on mingid pidepunktid, et see ei ole mingi niisama nagu tilu-lilu siin avastatud, et oi, meil on lained. Ja minu jaoks on see ka aukartust äratav ja ülihuvitav, et alati minna nagu iga koha juure juurde tagasi, et nagu
kuidas keegi avastas ja miks ta läks mingi alusega vette ja hakkas nagu just siin kohas on ju. Kas see legend räägib, et see oli üks filmirežissöör Californiast, kes läks, ma ei mäleta nime praegu, kes hakkas surfama ja siis oli nii, et ja olid filmivõtted ja siis režissöör vaatas, et seal Biarritzi Grande Plage'il vist. See oli ikkagi see Cotepaski rannal siis murduvad lained nii ilusti, nagu Californias on ju. Ja lasi omale siis järgi saata Ameerikast mõned surfilauad ja sealt see nagu läkski käima, see surfivärk. Ja ülilahe nagu minu meelest, see annab nagu kohe mingisuguse nagu sellise thrilli juurde, kui sa ise vees kohas, kus sa tead, kes siin kõik olnud on ja kuidas seda asja üldse hakata tegema, mida sina saad nüüd trendina teha põhimõtteliselt. Just. Ja meie surfiõpetajaks Biarritzis oli üks hästi lahe mees, üks kunstnik ja surfar, kelle nimi on Charlie, kes on ka kunagi olnud siis selline võistlustaseme surfar, aga nüüd ta on juba siuke mingi 55-60. Selline tõeline vanakooli selline surfikultuuri üks alusepanijatest seal kohalike hulgas, et ta rääkis nii ägedalt sellest, kuidas vanasti, et lauad olid puust ja mehed olid rauast, on ju. Ja naisi ei surfanud. Ja naised eriti ei surfanud, et aga lihtsalt see oli äge, kuidas ta seal tundis ennast vees ülihästi vabalt, suhtles seal kohalikega ja võõrastega ja andis oli ka see hea ment vees. Just, et lahe oli lihtsalt kohtuda sellise inimesega, kes oli selle asja sünni juures, et ta ei tulnud sinna kuskilt, ei rännanud sisse, ei avastanud, et vau, mingi hakkan siin surfikooli pidama, vaid et tema oligi üks nendest pioneeridest, on ju. Ja see julgus hakata tegema midagi nagu natuke ohtlikku kohas, kus sul ei ole mingit turvavõrku või kogemust, et kuidas siin see laine murdub või mis see põhi teeb. Et see mõte sellest, et sa hakkad nagu katsetama loodusjõuga. Minu meelest need tüübid on legendid. Ja sarnane lugu oli Portugalis. Ma käisin eelmisel sügisel Ericeiras, lihtsalt vaatasin kõrgelt kaldalt alla lainete peale ja siis mu kõrval oli siuke täitsa tavaline mees, selline isegi nagu kogukam, vaatad, et ka et turist vist, et tuli ka siia pildistama või midagi. Ja siis ta hakkas minuga juttu rääkima ja siis ta ütles, et kas sa tead, et mina olin siin seal allrannas, et mingi 60-ndatel, et mina olin siis noor poiss ja me olime ühed esimesed, kes seal allrannas telkisid ja meil olidki need puust surfilauad ja siis me olime, mina ja mu 3 sõpra, 4 esimest surfarid siin Ericeiras. Et siis ma olin ka kohe täiesti pahviks löödud, et issand, et selline inimene seisab praegu minu kõrval ja räägib minuga juttu, kuidas tema oli üks nendest esimestest seal Portugali rannikul, et see oli ka nii äge hetk kohtuda selliste nagu inimestega ja ta iseenda kohta ütles, et ära pane tähele, et ma olen tegelikult täitsa tavaline mees, et ma ei ole isegi kuulus. Ja siis ta seal, aga et kõik need lood, mis ta siis rääkima hakkas, kuidas nad seal siis surfasid ja kuidas see kõik oli täiesti uus ja mitte keegi surfanud, inimesed vaatasid nagu mingi, mis asi see on, mida sa teed, et kuulasid meie suvist surfi ränti. Ja järgmise korrani. Saatke meile küsimusi, kui teil on külalise soovitusi või soove, siis ma arvan, et me hea meelega kutsume endale külalisi. Ja ma arvan, et me teeme ka ingliskeelseid episoode, sest meil on soolas mõned ägedad välismaa surfsisterid, kellega me tahaks rääkida. Ja nii ongi. Aitäh! Tšau!